No nii, 1800 kilomeetrit sõidetud ja kohal me olemegi. Lõpuks ometi The Holy Grail. Ja milline teekond see on juba praegu olnud? Tsiteerides siis klassikuid, tervitused Siimule, jõudsime epitsentrisse. Nii see oli. Täna on see päev siis, kus me lähme kella 5, kell on praegu 4 läbi, natukene lähme siis sõidame Klagenfurti messikeskusesse. Ja ikka igal pool on midagi. Ja Rolt see erutub kogu aeg. Need vanu audisid seda ei suuda mõttes tagasi hoida. See on see häda. Minul on mingite kodusade golfidega niimoodi, ma ei tea, mis värk mul sellega järsku mulle need hakkasid meeldima. Aga, okei, see selleks. Nii. Ja siis me lähme nüüd sinna messikeskusesse, kus siis on selle XS Car Nightis see sündmuse nagu keskpunkt. Ja me oleme käinud ära need põhilised mingid kohad, turbokurvi on veel vaja minna, aga sinna mõtlesin, et läheks siis pärast, et käime selle messikeskuse läbi, vaatame need tuppa peidetud need peenemad pillid üle ja siis vaatame, mis saab. Ja, aga mis siin linna vahel toimub, see on, et see essents on juba olemas tagasi. Tunned õhus on seda je ne sais quoi, nagu prantslased ütlevad. Et siin on seda miskit. Oi, ja see turbo 204 vant, see pullitekkelid veel algavad. Oh, nice. Anyways, ja räägitud siis mõne kohalikuga, nii siis poepidajaga kui siis mingite tuuninguvendadega. Poepidajad löövad õnnes käsi kokku, ütlevad, restovas vennad ütlevad, et nad on oodanud seda aega, et see Virtuse Treffe mingil kujul nagu taastuks. Sest see põnt selle majandusele on olnud mega. Ja põhiline probleem on siis pensionärid, mitte siis pensionärid ise ei ole probleem, vaid suhtumine nende poolt. Ehk et kuna penskaritel on siin pensionid, mingi tema jutu järgi 3-4 tuhat euri, siis neid üldse ei huvita, mitte miski muu, nad tahavad lihtsalt rahu. Nad on see järve äärde tulnud nagu oma vanaduspõlve veetma, siin on neid mingid vanainimeste neid kogukondasid, päris palju, või pensionäride kogukondasid. Ja see on see põhjus, miks see nagu jaunas. Aga nüüd siis, ütleme siis, omavalitsus on astunud dialoogi siis ettevõtjatega ja nad on proovinud siis mõista, et milles see probleemi alge on, et miks, kus siis see probleemi alge on. Ja probleemi alge oli politsei. Ja see politsei nii-öelda üle võlli keeramine juhtus peale Covidit. Ehk siis kuni Covidini see Virtuse toimis, ja siis paar aastat ei olnud ja kui tagasi üritati teha, siis oli niimoodi, et siis nagu ütlesin, see piits plaksus nagu nii valusalt, et iga asja eest sai litakaid. Üks mees rääkis, tal on täiesti stokk RS6, värv on teine, aga muidu täiesti bone stock auto. Ja tuli siia ja sai ka mingid normaalsed kohe maksud peale pandud nagu pläuti. Et nagu nii ebameeldivalt, et ongi nagu happulugu on ja siis ei tulnud siia enam keegi. Ja siis asigi suri nagu ära. Aga nüüd siis, kuna see dialoog on tekkinud, siis ikkagi proovitakse aru saada, ütles, et juba eelmine aasta üritati siin siis midagi natukene teha. Ja see aasta siis ütles, et aga politsei on kõvasti tagasi tõmbanud. Et nad ikkagi, nad ei koti, aga nad pööravad tähelepanu asjadele. Et selles mõttes tundub, et see võib nagu vaikselt nagu edasi uuesti käima minna. Ja mis selle Virti puhul kõige ägedam on? Üks asi on see autode nagu mitmekesisus ja see paljusus, kui palju siin erinevaid asju on. Need on iga nurga peal on midagi. Et see on tõesti on nii. Aga äge on see, et see ei ole nagu kuidagi niimoodi ühes kohas. Et tegevuspunkte ja piirkondi on siin järve ümber 10 tükki kindlasti, kus on nagu niisugused hotspotid, kus siis nagu on aegade jooksul kogunetud ja mis on jäänud siis nagu au sisse, kus siiamaani seda tehakse. Et see on ülivinged. Ja need samad kohad niimoodi läbi sõites, et sealt metrotekis saate neid huvipunkte vaadata, lisame need sõida nii palju,
kui me oskame ja suudame, et kes tahab tulla avastama, siis see on see koht, kuhu tulla. Ja siin on paari nädala pärast juunis on siin mingi superautode kokkutulek ja nii, et siin ikkagi toimub neid autoüritusi, rohkem kui üks. Aga jah, aga see hiilgeaegade lõhn kerge on. Ja see on see, miks me siia tulime, selle lõhna peale me siia kohale sõitsime. Siin on ilmselgelt, me oleme mägedes. Mäed on siin selle järve ääres ja ma ei tea, kas need nimetatakse serpetiinideks. Et väiksed teed, üsna kitsad, autosid on siin miljon, hästi utreeritult öeldes. Ja tekivad ummikud tõusude peale. Nii et jah, päris raske nendele autodele, vanadele eriti. Ja midagi teha ka ei ole, lähed ühele poole, valid mingi tee ja peadki sealt siis lõpuni suht käima, ega eriti tagasipöörde kohti ka ei ole. Aga me oleme nüüd siis mingisuguse kuulsa vaatetorni lähedal ja siin toimub nii mõndagi. Siin on väga-väga palju autosid, käib jälle üles-alla, seal on ilmselt mingisugune söögikoht ka. Ma ei tea, mis me siin teeme? No me jällegi markeerime see on nagu vaata koer läheb välja jalutamiseks, kus ta tõstab jalga nagu nende põhikohtade peal. Ehk siis ka on vaja käia need punktid läbi. No see Püramiidskogel on üks, kuhu peab tulema ja siin me nüüd oleme siis jälle saame tšeki kirja ja siis lähme vaatame nüüd järgmised neid kohti. Rahvast on, ütleme nii, ei ole nagu see, nagu oli siis, aga rahvast on mitte palju vähem. Ehk siis tegelikult on üsna tummine siukene vibe on ikkagi. Et saab kätte selle feelingu küll, mis siin nagu hiilgeaegadel oli. Ja ennem autos siis Katiga arutades, aga miks kogu aeg võiks nii olla? Et sa sõidad ükskõik kus kohas ringi ja siis autod ei ole lihtsalt mingid liisingu Škodad või mingid suvalised mingid autod, vaid et ongi nagu keegi on natukene velge, natukene madaldust, natukene võib-olla mingid graafikat, midagi. Et miks ei võiks see nii olla? See oleks nagu nii palju ilusam ja autod võiks olla värvilised. See, et kui sa juba sinna esimesse linna sisse sõidad, mis seal järve alumises otsas siis on, nagu ma eelmises episoodis rääkisin, et seal need kaootiliselt pargitud autod ja mitte lihtsalt autod, mis autod seal kõik olid, mis väljed, mis värvid, nagu maagiline. Sa lihtsalt kõnnid niimoodi ringi, sest sa isegi ei jõua ühele autole kontsentreeruda, sest et samal ajal sõidab mööda kogu aeg neid ju sinust. Et see oli lihtsalt hoomamatu tegelikult, kui palju erinevaid asju seal näha sai. Et minu silmis ka selle Vörtese nagu see kõige suurem võlu, sest autoüritused on muidu ka kiftid, eks. Aga kipuvad nagu mitte üldsegi halvas mõttes, aga korduma, sest sa lähed mingi koht, mingid autod, lähed minema ja siis ongi läbi see üritus. Ja see üritus ei lõppe ära, et seal kui sa ei taha käia sellel nii-öelda piletiga sellel näitusel, siis sul on seal vaadata ilma selle piletita ka nagu lihtsalt nagu päevi ja päevi ja päevi ja päevi. Ja mis eriti äge on see, et see XS Car Show, mis oli, kõik need autod, mis sinna sisse aeti, nad tegelikult olid enne ja pärast üritust ka seal tänavatel. Neid nii-öelda 100% treilapille oli üsna vähe. Ja, mõned olid et see ilmselt see Hall Diablo, mis seal toas oli ilmselt ikkagi... Aga tänavatel sõitis üks kollane Diablo. Saad aru, sa näed sellist asja nagu kui palju oma elus täiesti lõpp. Sõitsime sealt
mäest alla ära, eks sinna käisime vaatamas, vaatame mingi, kas päriselt silmad nagu on petavad, aknad lahti, eks ole, mina karjusin, Kaspar sõitis ees, karjusin aknast välja, et Jabla! Just nagu mida helli, Minu mikker võttis selle üles, ma arvan, sealt autos sees, see oli nagu nii kõvast, see oli nagu helisev muusika, tead seal mägede vahet. See oli vägev. Täpselt see erisus ja kõik see, mida sa seal näed, et seal on nii seinast seina on täna see kaader, kes koos käib, et ei ole niisugune vaagi mingi keskne üritus, vaid on ikkagi kõik, mis on äge, on seal kohal. Muidugi vaage enamus, jah. Et see pilt quality oli seal selles mõttes tõesti nagu väga kõrge. Ütleme, viljepededele seal, ma ei tea, pööratud diskidega, BBS-idest rääkimata, ühesõnaga seal nagu nii palju asju on vaadanud, mulle sõnad lähevad sõlme juba, mida seal üldse nagu kõik oli, et selle ühe päevaga, mis me seal olime, oli esiteks oli kindlasti see tunne, et aga võiks, ma ei tea, Tartus ka kogu aeg nii olla, et sul sellised pillid sõidavad kuu aega ringi, et kogu aeg on selline festa. Kogu aeg võiks sõita ringi. Et äge, aga ilmselgelt see kogu aeg ei saa olla. Aga vaadata on seal tõesti nagu, ma ei tea, kõike ja kõigile. See on ulmena. Oleme jõudnud nüüd siis mitte, et selle vördüritusel saab öelda, et sellel on nagu mingi põhikoht, aga see on siis see, mida see XS Car Nights, mis ametlikult korraldab, on siis, mis meil see linn on nüüd, Klagenfurt, just, Klagenfurti messikeskus. Ja siin on, ma ei tea, mingi 5 halli või midagi, et nagu tundub päris siuke tummine tuuning show, et aga lähme murrame rahvast läbi, lähme vaata, mis värk on. Aga me muidugi olime ka soetanud omale pildid, et minna vaatama siis nagu seda tuning show üritus. See nagu päris üritus oli, mille pärast tegelikult kõik see rahvamast seal... Ametlikult oli kohal. Mis see ametlik üritus oli, et miks kõik koondus sinna ühe järve ümber taaskord? See oli see ettekääne. Jah, põhimõtteliselt tegelikult oligi ettekääne, jah. See oli massiivne. Kõik teadsid, mida see kaasa toob endaga. See oli massiivne ju, et kui te võtate Eesti näituste messikeskuse või Saku Suurhalli, siis korrutage need 5-ga ja kõik need olid täis, pluss veel õues nagu igal pool pilt ilusad autod. Aga siinkohal, te vist ei ole käinud Ultrace'il, et ma saan nagu paljude vaatajad on kindlasti käinud, ma saan siinkohal nagu tuua võrdluseks selle, et kui Ultrace'il on see üks staadion ja sul on nagu see üks ring, mida mööda sa käid, ehk siis üks rada, siis seal oli selles mõttes jube hästi, et seal oli hästi palju, need alad olid kõik segamini, sa said ühest alast teise risti-resti käia, et sul ei olnud nagu kindlat nagu sükest mingisugust searada tead ees, et mida mööda kõik nüüd kõndisid, et see oli hea. Ja erinevalt Ultrace'ist on sealsed inimesed üliviisakad. Väga viisakas. Üldse terve selle, ma ei räägi ainult seal nagu sellel tuuningürituse sees, vaid ka need linnas kõik oli äärmiselt siuke tegi aela su auto otsas. Ja hästi viisakas. Jah, et see saksa kultuur lihtsalt on selline ja nagu see vana anekdoot või see linnalegend, räägib, et vangilaagris või konduslaagris siis sakslased, kes olid vangis, ulatasid teineteisele kive ja siis kogu aeg päev otsa käis bitte, danke. See oli katkematu jada. Samamoodi, et kui sina hakkad filmima või pildistama mingit autot, siis kui ta nägi seda, siis haarati kinni teineteisest, hüpati eest ära, vabandati kohe. Kampsist kinni, tule eest ära, filmen machen. Mida igasest. Võib-olla sa ei proovi edaspidi saksa keelt rääkida. Filmen ma. No aga oli, Kaput. Üks mingisugune, oli konkreetselt, ma fotograaf, jaa.
päris jõhker. Ma ei tea, peab vaatama, palju samme tuli, aga ma arvan, et kõik sammud said täna ära sammutud. No, ma ei tea, tuuningnäitus, kui olete käinud, on nagu tuuningnäitus. Aga kihvt selles mõttes, et setup päris äge, autosid on muidugi nagu ja noh, kui võrrelda nüüd, ma ei tea, Poola või mingite muude niisuguste idapoolsemate üritustega, inimesed on ülikultuursed, see on nagu esimene asi. Ehk siis autodele ei aeleta otsas ja kui sa teed pilti või midagi, eriti nagu meiesugused, kus on nagu mingi kimbaliga tehnika käes, kui filmid ja värki, et siis astutakse ilusti samm tagasi ja ei astuta sulle kaadrisse nagu tuimalt sisse, kui just ise samas ei vahi midagi. See on nagu ülinais. Siis mis seal sees, mis seal äget oli? No, kõik videosse saab ju sisse kõik see äge. Aga mõne inimesega räägib. Kahjuks selle intekaid võtta võimatust, muusika on nii vali. Endalgi on juba tunne, kurk on nagu suud käe. Aga mis me siis teada saime ühe kihvti paari käest? Vaatasin New Beetle, aga RSC bodykitiga, ehk siis see nagu see Rinka sarja siis põrnika nagu kere. Ehk siis Beatle'i kapp oli kunagi olemas siuke. Ja küsin, et kuule, kas on see nagu, sorry, et kas te inglise keelt üldse räägite, ongi britil. Ja ta on RSC bodykit, aga ei ole nagu originaal ja blablabla, autod teevad seal siia-tänna värki. Et ka mitu korda siis käinud oled, et meil siis 3. kord siin on ju, mis autodega, näed meil siin S6 ja siis see Rosa Challu ja siis minul see R Universaal. Sain kiita, õiget värvi pidi olema, ütles, et see sinine peab olema ja mustad Pretoria väljad. Nii et läks hästi. Ja siis, me käisime 16 viimane kord, nemad viimati 14. Ja 2014 siis. Ja et millal te esimest korda käisite? Hakkasid mõlemad täiega naerma, mõtlesin, nii, mis pauk nüüd pannakse? 87. Näitas pilte kohe telefonist, laks sellest ajast. Täiesti samasugused noored nolgid nagu meie, kui me esimest korda siin käisime. Üli äge abielupaar ja siis mingi lugu, mis nad siis sellest 87. aastast rääkisid. Küsisin, palju siis rahvast oli. Just ootame näiteks see pilt on. Räigelt palju on õige vastus. Nagu need põhilinnad, need olid samamoodi tänavad lihtsalt triiki rahvast täis, ebareaalne. Nad tulid UK-st toona 12 autoga ja siis ei saanud suvakon tulla lihtsalt Wordi tripile. Näe, vaata, T1. Ja mis see on? Škoda Felicia Fun. Vägev. See oli ka ühtlasi Randomere mannerg. Aga siis nad tulid siia 12 kesi ja sa said tulla ainult siis, kui sa olid ise kas oma riigi või mingisuguse Volksu klubi või organisatsiooni liige. Et lihtsalt niisama nagu meie siin käime mingid tolmuahvid. Ei saa. Ja nemad olid sellel aastal, kui oli siis kivist tahutud golfi kuju just valmis. Nagu seda valmistatigi siin, vennad tagusid seda ise siis meisitega välja. Ja kuidas see oma koha peale sai? Asi, millest ma kunagi mõelnud, kraanaga tõsteti. Ei, see pandi mingi metallkelgu peale. Siis kõik inimesed, kes siin see aasta kohal olid, see aasta 87 siis, tõmbasid selle nagu köieveo formaadis, selle sama kivi. See oli vist kas Norras toodud mingisugune graniidikärakas. Nad lohistasid selle sinna postamendi otsa. Kui äge ajalooline mingi pisikene nüanss, millest ilma nende inimesteta jääks mitte kunagi ilmselt teada saada. Sellised need autoüritused on, nagu veits nagu Cars and Coffee style on ja, et omanikud on autode ümber, ei ole niisugune kliiniline mingisugune autoshow lihtsalt või nagu uute autode näituseks. Et ikkagi saad inimestega rääkida päris huvitavaid pilde, mõned küsitavamad lahendused kui teised, aga kas tasus tulla? Muidugi tasus tulla, mis küsimus see on? Ja need samad pillid, mis tänaval siis vastu sõitsid või kuskil parklates seisid, need on nüüd siin saalis näitusaladel. Ehk siis, kui sa tahad Wörti nagu tõelist seda kogemust saada, sa tuled siia teisipäevaks, kolmapäevaks kohale, kui see formaat nüüd püsib sarnane. Sa oled siin paar päeva enne, sõidad ringi, minglid, käid, vaatad, need autod kogu aeg tiirlevad siin. Ja mida ütlesid meile Pesula juures, siis ka need vanad hundid, kes siin käivad pidevalt. Et ka kunagi nad noorena, nüüd siis juba natuke halli habemes, rääkisid seda, et tegelikult, mida me ka ise teadsime viimane kord, kui me käisime, et siin käiakse ägedate autodega alati varem. Just sellepärast, et kui on see põhiüritus, on seda niisugust massi ja võib-olla niisugust halvas mõttes niisugust lumpenit nagu veits liiga palju.
et siis nende väga peenete autodega ei taheti siin siis olla lihtsalt. Ja see oli ka nii-öelda Wordi enne Covidi aastatel väga levinud trend ja meiegi minu arust viimast korda, kui me käisime, ei käinud sellel põhiajal või käisime nädal aega varem või oli nädal aega hiljem, igatahes mingi offset seal oli. Ja see kandis vilja, nii et ma loodan väga, et see üritus jääb kestma ja saab uuesti tuuletiibadesse ja see piirkond saab selle särtsu ja see autokultuur vajab selliseid asju, sest see on nii teistmoodi. Kui te korra tulete, te tahate siia kohe tagasi tulla. Ei, aga tõesti, et noh, et seal Poola üritusel sellist asja ei ole, et esiteks muidugi see on rahvamass, kuna need on kõik selle ühe ala peal, siis noh, ei mahugi sinna, aga jah, sihukest viisakust ei olnud ma nagu näinud, et see oli väga-väga mõnus, et sellepärast oli juba hea külastada, et noh, keskkond oli mõnus. Ei no äge ja selles mõttes, et seal paljud ikkagi, kes niisama osalejad olid mingit ühte kindlat marsruuti seal järve äärest üles vaatetornini ja sealt tagasi ja noh, seal oli muid teid ka kindlasti, see vana tankla juurde, eks on ja turbokurvi juurde ja nii edasi, et kogu aeg nagu liikumine käis ja ega ma arvan, et järgmine aasta me võiks ise teha ka tegelikult ühe sellise päeva, kus me võtamegi lihtsalt, et me paneme ka, pargime ennast kuskile ära ja vaatame lihtsalt seda ja naudidki, tiksud seal, ma ei tea, ka piisaga, millega iganes, eks on ja. Kuuler ka piisasid kõrvale. Jah, just ja muudkui tiksud, eks on ja lihtsalt vaatad, jagad ka piisat laiali selle lõpuks. Väga, just see olustike paljusus ja see kohtade paljusus, see rikastab selle koha niimoodi ära, et sa saadki seal veeta nagu päevi. Ja see ei tee seda, et nüüd nagu ainult ühes kohas oleks midagi, et okei, see XS Car Night oma ürituse sees, see oli nagu ühe kindla koha peal ja piletiga. Ja see oli täiesti teises järve otsas, kus varem nende GTI Treffenite raames ei ole põhimõtteliselt väga midagi toimunudki. Nüüd oli see Klagenfurt ja siis teine ots oli siis see Velden, kus siis on see põhitankla ja see kollane hotell ja kõik need asjad. Et seal oli kogu aeg igal pool olla ja vaadata ja noh, ei olnud niimoodi, et sa jääd millestki ilma, kui sa kuskile ei lähe. Iga see küla või linn oli selle omavalitsus ja Velden oli öelnud tegelikult, et nad ei taha seda üritust, sest noh, sealsed suvilaid omavad pensionärid olid sellele väga tungivalt vastu ja nemad on paraku valijad. Ja seal pole ka tegelikult sellist ruumi.
või seda muidugi, ametlikku üritus. Aga ma arvan, et selles mõttes see, et eks see politsei nüüd nii karm ei olnud, aga ega näha oli, et näiteks turbokurve juures oli kogu aeg mõõtjatega olid väljas üks asi, teine asi ka sotsmeediast jäi silma, et kui ikkagi väga valjult autoga paugutad, väljalaskest mingit pop-champangs midagi teed, saad ka suure tõenäosusega mingi märke külge. Aga see on jumala fine ja see on okei, et nad lihtsalt nagu näitavad, et nad eksisteerivad, ei lase sul nagu üleannetusi teha siuksed, et ja no väike varastamine on alati okei, et see käis nagu asja juurde, et eks sa ise sealt ka nagu natukene launchi tehtud, kui ikkagi paluti, et siis ju... Mõni sidurisse kogemat. Mõni siduri kärssama sai ka ilusa aplausi. Sai küll, jah. Selline vahva olukord oli, kus mäe peal jäime seisma, mul taga oli mingi GT2 või GT3 või mingi asi, eks on, ja see ei olnud nagu lihtsalt mingi Riiamägi Tartus, vaid see oli ikka nagu nõlv oli sel hetkel. Ja hoiad seal käsipiduriga kinni, autod ka nagu ei tunne, üritasid, Kaspar läks muidugi uus RX, oli launchid, värgid, paneb minema, ja ma mõtlesin, ma lähen natukene tempokamalt. Aga see päädis sellega, et esiteks vajus ju auto taha, siis ilmselt ma ei jõudnud kässarit võib-olla nii kiiresti lahti lasta ja juba käis pill ringi, tossu tuli, kõigil mul oli nii, et ma lähen ära. Aga kuhugi minna ka ei olnud, Vörter see petrolees kõik peale. Kohe näha autoentusiast. Aga TikToki need võib-olla leiavad ülesse, vaata. No ma loodan, et mitte, aga jah, õnneks omanikule ei tule see üllatusena, et rääkisin kõik ära, mis me seal tegime või ei teinud ja tema ütles, et miks sa nii aeglaselt sõitsid selle autoga. See peaks rohkem vaatas raudselt Metrotekist siin... Jälgis, ja ütles, et peaks nagu kiiremini minema. Ma olen sõitnud. See teine number peale 2 ei peaks olema 5, vaid 6 ja 7. Enam-vähem, jah. Sinna poole. Aga jah, see oli lahe, see tänaväärne publik, ega minul samamoodi edev roosa auto ja ameeriklasi seal ei olnud. Ma nägin vist 1 Challengeri veel ja mingi 2 Chargerit, et... Mustangi oli, jah. Mustangi oli, jah. Need võisid olla ka lihtsalt sinna sattunud inimesed. No see on 0,1% nendest Mustangi ei ole ka... ei anna nagu Challengeri. Ta ei ole roosa Challenge. Ei ole. Okei, selge. Teil on siin mingi oma see... Sisemised õõrumised. Sisemised õõrumised. Aga ei, tähelepanu sai ikka palju, jah. Ja siis samamoodi vahepeal need klapid lahti võtta. Kuule, isegi S6 sai tähelepanu, nii et tegelikult talbakas mõnes mõttes, et küll aga nii teravaid pliiatseid seal ei olnud, et oleks saanud aru, et plussiga tegu on. Et igal pool oli SX ja kõik rääksid seal. Et jah. Aga ka, kuna nad pakkusid sulle, et seks, aga sa ei saanud jälle. No ma olen see tüüp, ma ei saa aru, kui külge lüüakse mulle. Seda me oleme juba Iirimaal näinud. Seda me saime juba Iirimaal teada. Sulle jõudis ka, kui Tallinnas maandusid, jõudis kohale. Jaa, muide, vaadake siit tingilt meie Iirimaa episoodi ka, et ega kui te toetate, ostate siin ka Piisat ja toetate meie toetajaid, ostes nende käest asju, ega siis me saame järjest rohkem ja pikemalt selliseid asju teha, ega siin midagi muud ei ole. Ja vaadata, kus jälle Roland Arvis on. Pooland. Ei, no need asjad õnneks... kunagi eraldi riili sellest. Need peavadki niimoodi lõppema, siin ei olegi muud varianti. Aga tagasi ikkagi asja juurde, et
et seal sees ka ikka, no mis autosid seal näitusele oli toodud. Jumal, seal oli näiteks eraldi ruum Porschede jaoks täiesti ja seal oli see üks vana 911. See oli nii ilusti tehtud. Seda tal oli... See oli RS vist enne, Carrera. Mitte keegi ei arva ära, ma arvan, meie seltskonnast, mis minu lemmar-auto seal oli nagu näituse alal. Ma ei näinud ühtegi Audi 200. Mina tean. See oli see auto, millest see mööda kõndisid alguses. Nii. See oli see punane Quattro. Isegi see ei olnud, kusjuures. Isegi see ei olnud. Ai, siis ma ei tea. Et see tuleb nüüd üllatusena teile, aga seal oli üks, ma ei tea, mis aasta, aga kere oli E21 BMW. Ja mis oli siis Soomest toodud kohale ja see oli kunagi olnud jääraja võistlusteks ehitatud pill. Ja noh, nagu väga ilus. Ägedad kirjad, kõik see, mis seal nagu see jutt, mis seal nagu kaasas oli, et nemad mõtlesid, ütleme siis nad olid kirjutanud auto peale, et me mõtlesime, et näituse jaoks see auto ei kõlba, aga siis umbes põhimõtteliselt kutsuti ja siis nad ei jõudnud seda autot veel valmis ja nad olid üllatunud, kui öeldi, et väga sobib see auto sinna, ehk siis alati ei pea olema sul päris mint, et see on võib-olla omanikus kinni. Ja selle auto see on see crème de la crème, see CDLC. Ja just täpselt, et see bodykitt asjad, et see on, võt see oli tõesti äge. Selle pillil oli kämber, oli nii rets, et tundus, et auto on mingi klotsi peale pandud seisma, aga tagarehv oli lihtsalt nii lai ja ta oli väljaspoolt, oli maast niimoodi, mingi rusika ja kooli maast õhus nagu. Aga sisemine serv oli ilusti vastas, lihtsalt nagu takoi papu oli taga all. Jah, aga see Sport Quattro replika, mis oli, ei olnud küll õigesti ehitatud, ehk siis 3 autost ei olnud, oli kupee katuse joonega, aga still väga ilus pill. Et sellepärast ei olnud lemmik, et polnud see päris. Siis seal oli üks hästi laheda selle värviga tehtud, mis auto, see oli mingi Briti auto või see, millel need pintslitõmbed olid sealt tõmmad kuldse pealt. See Cobra. Jah, võt see Cobra. See Cobra usakas. See oli hästi lahedalt nagu värvitööd tehtud, et see oli kihvt ja siis oli see E36 või, mis oli alumiiniumist. Laiendid olid plekist, päris plekist. Kõik oli väänatud ja valtsitud ja tehtud seal alumiiniumist ja see summuti, mis seal taga oli. See oli mingisugune hull konstrui, mingi ämblik oli see. Et see nagu mõtled küll, et E36 ja vaatad kaugel, eks ole, nagu teises riigis, et neid on ju küll. Kui sa näed, milline töö ja vaev sinna sisse on pandud, siis see oli väga vinge. Seal ikka autodel nägi jah seda, sa nägid nagu ära, kui palju tunde on sinna autost. Seal ei olnud lihtsalt nagu, oli ka neid, mis oli lihtsalt tänavalt sisse jäetud, aga mõni oli ikka, sa said tunde lugeda selle auto pealt. Ja seal oli kõike, static, bagged, kõike. Mida iganes, jah. Lihtsalt vaata ja sa leiad ja mingi soundi auto oli seal. Vot toda ei näidki. Ühesõnaga nagu... Seal oli... Läti numbrimärgiga Lada Samara Carlotta. Ja beeži värvi nägi nagu välja kole nagu öö, aga madal, Porsche velgek oli isegi all poleeri. Sina oled küll ainukene, kes seda auto peale nagu... Ma ei erutanud üldse. Mingisugune soon liigub. Mida pekki, et Carlotta, see on siis jälle mingi Itaalia tuuning mingil Samaral mingitel aastatel tehtud, et Lada fännid teavad. Ja siis oli see Beatled oli päris mitu. Aga see üks paarike, kellega me seal pikemalt vestlesime, kes rääkisid sellest... Nemad olidki, nad olidki need, kes 87 aastal olid ise käinud seal esimest korda siis. See oli ka, kui meiega vestlesid, et me oleme varem käinud ja me käisime siin ka 2014, meie käisime 16 viimati. Et siis aga küsisin, et millal te siis esimest korda käisite. See on niuke, poisike, mis sa nüüd siin tuled küsima? 87. Tõesti ju isegi näitas sulle telefoni pilte, kuidas seda kivisse ju... Kuidas nad tõmbasid seda kivikuju. See oli lugu veel eraldi ju. Tuhanded inimesed said köiest kinni võtta ja hakata tõmbama. Just, et see graniitkolf, see tassitigi sinna nende samade inimeste jõu najal. Sinna tõmmati siis mingi metallkelgu peal selle postemendi otsa, mitte kraanaga klõpsti, vaid et ühiseffort, kõik need fännid, kes oled sinna tulnud ja sa teed siukse pingutus, et mõtle osa ajaloost olla, nagu jumala ägedalt lahendatud. Seda, selles ajaloos oleks muidugi tahtnud olla. Ja tuleviku mõttes siis nemad olid ka väga ägedalt organiseerunud, neil oli oma WhatsAppi grupp sellel
Beatle'i perel ja nemad olid seal ühe selle kohaliku omavalitsusega suutnud ühega neist sealt ainsaga, kes neile vastas, olid suutnud kokku leppida, et nad isegi sellele üritusele eelneval kolmapäeval olid siis teinud nii-öelda parklahängi 120 autoga. Just, et nad said eriloa selleks. Ja et leppisid politseiga kõik kokku ja kõik, et noh, et nad ei pauguta, nad ei plärtsuta, nad ei loobi prügi maha, nad ei joo seal avalikult, et noh, nagu kõik on väga viisakas, väga korralik ja omavalitsus ja nendega rahule. Ja see pill oli neil ka muidugi aus, et see oli siis New Beetle musta värvi, aga RSI laienditega ehk siis selle Rinka sarja põrnika siis nagu kereosadega. R8 rool. R8 rool, siis mootor oli mingi suvaline 400 jõudu esiratastesse ja pidi just mingi DSG slapid ja paarik ise siuke 60-ndate korralik restomood siis või? Ja restomood. Velg oli mingi tummine, et velg oli suurem kui minu pea. Et see oli väga kobedalt ehitatud, inimesed pannud mingi tohutu aja sinna sisse ja panevad veel ja lihtsalt täiega fännavad, et süda läheb soojaks, et ilmselt ma tahaks vähemalt samas eas, vähemalt sama lollakas olla veel. Aga ühte huvitavat lugu teate, et see, mis puudutab või mis ühendab XS Carnight ja Audi S6 Plussi, millega ma käisin, seda sama konkreetset autot. Jaa. Ma tean seda, et sa rääkisid seda, et kui me sinna läksime, et siis sul Semo ütles, et see auto on pärit Saksast toodud enne, obviously, eks. Et aga et selle eelmise omanikuga ta hoiab siiamaani kontakti, et äkki ta on ka seal. Mina kuulsin, et ta on seal. Et suure tõenäosusega on. No ilmselt jah. Külalegend. Aga tema siis omalt poolt siis Eestis proovis selle kotiga ühendust saada, et siis kui saab ühendust, et siis äkki saame kokku. Võib-olla Rolls oleks üldse ilma autota tagasi, et ta oli nagu plaan, äkki saab tagasi müüa talle selle. Jah, sest omanik, eelmine omanik siis olla huvi tundnud, et kui auto tema jaoks mingisuguseski piisavas korras on, et siis miks mitte on ju. Ehk siis tuli välja, et see... Me saime kontaktid. Audi S6 Plussi esimene omanik, see, kes ostis uuest peast selle, on ühtlasi ka siis XS Carnighti korraldaja, üks korraldajatest. Selle pointi üks töötudest. Kui suur tõenäosus on, et mõtleme nüüd seda. Ma pidin tulema Audi 200-ga. Nii. Ja siis nüüd läksin Audi S6-ga Plussiga ja siis tuleb mingi siuke asi välja, et nagu kuidas? Aga nüüd meil on otsekontakt. Järgmisteks kordadeks ei pea enam ilmselt nagu meediapääsmetega tormi jooksma, sest seal me oleme muidu teinud alati akrediteeringu, kui me oleme Petrolid sealt käinud, sest me oleme ikkagi meediaväljundina üldiselt pääsenud sinna meedia osakonda ligi. Et sellel võib tunduda nagu siuke mõttetu mingi tõusiklikkus, aga tegelikult selle point on see, et sa saad tihti lugu nendel üritustel meediapäeval ligi, kus ei ole nii palju rahvast. Et sa saad oma need pildid ja asjad ära teha niimoodi, et sa saad rahulikult need autod üles filmida, saad teha need ilukaadrid ära, et kuigi seal oli see kord nagu suhteliselt majas. Seal oli jah. Aga ikkagi seal on inimesi, eks. Ja eks vaatame, me kindlasti taame seda trummi ja täna on kindlasti selge see, et järgmine aasta pikemalt me seal viibida tahame, et kindlasti selle jaoks on teil vaja juua hästi palju ka piisat vähemasti. Meie saaks vähemalt sama palju juua. Ja talv tuleb, rehvid ja nii edasi ja nii edasi. Et jah, suhelgi saab pidevaks lasta rehve teadupärast. Mõnega kiiremini, mõnega... Elav tõestus. et sinna tagasi minna kindlasti tuleb ja ilmselt oleks mõistlik organiseerida mingi siuke väike invasioon sinna eestlastega koos, ja nii palju sellest lühikesest kõnest selle korraldajaga oli ka, et kui on ikkagi mingi pill, et siis andke märku ja saab sinna näitusele ka selle auto. Et kõik Eesti tuuningukojad ühinegi nüüd ja parimad palad paluks siis siia kommentaaridesse välja panna, et siis valime välja, kellega lähme.
ja see on hea point, kirjutage kommentaariks. Kui me saame eraldi mingisuguse, jumal, kui palju sisu, siin auto valimised ja puhad ja esitama kandidaat ja rahva hääletuse. Bikiinivoor nii-öelda. Bikiinivoor, jah. Just, rajas kõik, kes mis asjad. See on mulle, ma selles mõttes kokkuvõtteks ütleks, et see üritus ei ole mitte nagu alevari sellele GTI Treffenile, vaid nad on selle võtnud sellest, mis on saanud, jätnud alles selle, mis on saanud ja noh, tänu sellele, et see on seal messihallis, eks on, siis see on nagu ka eraldi ürituse sees. Ehk siis põhilaks on XS Car Night, mis on siis auto põhimõtteliselt klubi, neil on ka ajakiri, XS Mag ja nii edasi. Ja siis, kuna see on sellel ajal, siis inimesed tulevad sinna ja siis on kogu see vibe on seal nagu vanasti. Võin kinnitada, et see tõesti nii oli. Et ka Janne ju, me ju viimane kord, kui käisimegi koos, siis Pedoletsi pundiga ja sina siis ka nende hulgas. Et siis me käisime selle S5 ja minu siis selle universaalgolfiga, selle helesinise. Ja, õigus on. Et kindlasti järgmine aasta plaanime veel minna, aga kahjuks, mis me hakkasime pühapäeva hommikul tagasi sõitma. Siis lõpuks tagasi sõitma. Laupäeval hommikul, jah, siis oli ju reedel oli üritus. Ja. Me käisime veel Itaalias, 43 minutit käisime Itaalias, naine ütles, et ilma veinideta tagasi toi tulla, et siis pidi kähku Itaaliasse sõitma. Aga see ongi täitsa piiri ääres, et kes tahab pikemat trippi teha, siis Alpid, Dolomiidid on, Alpid ongi Austrias muidu ka, aga ühesõnaga, kui sa võtad mõned päevad veel, sa saad tegelikult nagu Euroopa ägedamaid teid ka kaifida. Ja kõik need passid ja asjad, kuhu meil väike lootus oleks olnud minna, kui me oleks tehti jõudnud, aga jääbki järgmiseks korraks, muidu oleks praegu kõik hea ära teinud ja siis ei ole, võib-olla ei taha äkki jälle minna. Kuigi ma ei tea, mul on eesmärk küll nüüd see punase 200-ga peab ikka minema. Aga ega see tagasitee ka vist nagu täitsa ludinale läinud, et esimene õhtu juba, kui me sealt surre urraaga Mäkke tagasi uhasime, siis olime juba julged. Jah, siis me olime natukene julgemad, siis me saime teada, kus on Audi S6 Plus piir, see oli umbes 1300 meetri peal. See oli jaotussärgi piir oli. Jaotussärgi piir oli, jah, et... Come on. Ei, me läksime natukene hulluks, tähendab mitte hulluks, aga me olime juba optimistlikud selles mõttes, et juba teed ju nagu teadsid ja see natukene sai soojaks, see pill. 18-eurone paisupaak. Ja siis see õnneks oli süü ja kogu see tagajärg või õigemini tähendab, et midagi hullemat ei juhtunud, kui ainult see 18-eurone paisupaak, et selle ma olen nüüd üle vaadanud, see anduri juurest. Tasemanduri juurest, kas siis, ma ei tea, tihend, mida iganes praegu sees, nii palju ma ei vaadanud, aga sealt alt väike leke siis veel jäi. Aga ütleme nii, et väga joppas, et mul ei ole Audi 200 kõrval täna ka S6 Plussi enda omanduses. Katkise mootoriga. Jah, just.
et siis selles mõttes läks nagu väga hästi, aga noh, siin koha peal peab ütlema ikkagi sellele pea 30 aastat vanale tehnikale ikkagi nagu müts maha, et kuidas see suutis veel toimetada. Noh, kurvides paned peegli maha, saad edasi sõita, et kõik on nagu timm. Noh, sellega nagu mina olin nii palju harjunud lihtsalt sellega, et vaadata kindlasti oli seda võib-olla siuke hirmus, et kas nüüd läheb ümber või ei lähe, aga no ütleme, on hirmsamaid asju nähtud, aga ta oli ikkagi üsna vedel vaadata. Jah, aga noh, kuna mul 200 on ju siiamaani kogu aeg sama olnud, sellepärast siis ka need KV-koilid lõpuks on vaja osta ja nii edasi. Et siis ma olen nagu mega rahul ja mega üllatunud, et ja noh, V8 Vääne pill lihtsalt tahab süüa maanteid. Siin nagu linnas ei ole sellega nagu mitte midagi teha ja ma täiesti saan aru, miks Saksamaal toona tehti suuri võimsaid autosid, kõik need suured automargid. Aga tead, võib-olla ta tahtiski sinna jääda lihtsalt. Ma arvan küll. Lihtsalt ütleski, et tundis, et järgmine päev on minek, et ei poisid, mina panen siin need mahlad välja, ma jään siia. Mul on omanik siin, viimid koju tagasi, palun. Märgistas territooriumit lihtsalt. Ja. Et aga jah, et õnneks õhtul saime sinna Mäkke üles, ei läinud hulluks, mingi 110 peale, viskas lihtsalt korgi vahelt vussu välja ja õnneks jaudsudelik oli kaasas, valasime peale, järgmine hommik sõit jätkus kodu poole siis. Kõigepealt Itaalia poole. Kõigepealt ja tagasi. Itaalia poole. Teaksite koju sõitma, me sõitsime Itaaliasse. Meie reisu eelviimane päev ja see on full sõidupäev. Ehk siis alustasime hommikul oma künka otsast oma teekonda. Normaalne inimene ikka ei sõida ju esimese asjana kodu poole. Tõmbasime Itaaliasse, kuna piirini on sealt väga vähe maad. Ja mul ikkagi kodust abikaasalt oli väga selge soov oli see, et Itaaliast tuleb veidi lahti tuua. Et kuna nii lähedal on, tuleb minna pastat, oliiviõli, veini, elu on lill, suvi saab alati. Aga nüüd me siis sõidame tagasi. Me oleme tänaseks siin olnud Lenksas nüüd saabki vist äkki 4 tundi saab kohe täis. Me oleme 4 tunniga jõudnud Viini. Põhimõtteliselt Viini. Veel gramm on veel minna, vaatame kohe, mis meil seda läbisõitu näitab. Alates käivitamisest on 355 kilomeetrit. Oleme juba maha nühkinud selle peaaegu 4 tunniga. Et niimoodi see kiirteedel see elu käib. Ja Rolandil on tänasest tulnud üks väga äge teadmine. Jällegi, kui väike on tegelikult maailm. Nii sürrid asjad juhtunud. Ja nüüd meie eesmärk on siis mis? Et me oleme natuke tankinud. Paneme praegu loodetavasti ühe jutiga Tšehhini välja ja siis peale piiri on seal kohe mingisugused tankmed hakkavad, kütus on kõvasti odavam. Et sinnamaani lohistame välja ja siis sealt edasi ootab meid Poola ja ilmselt me sinna kuskile Poola siit poolt vaadates lõppu, Eesti poolt vaadates alguses maandume ja püüame sinna sellesse Suvalki või mingi siuke koht. Et sinna täitsa piiri äärde, sest võib-olla vaatame, kuidas meil ajaliselt läheb, sest minuteid läheb kepsu lõppades teeb päris usinalt maha. Aga kui me üle piiri lähme, me kaotame kohe 1 tunni, et võib-olla mitte seda teha. Et ei tundu võib-olla kõige parem idee, samas hommikul sõidad niikuinii jälle kohe õnneks. Eks näis, kuidas meil see kulgemine läheb, et selle pealt pidime otsustama majutust meil veel pandud ei ole, sest neid on lihtsalt nii palju, et hullult ära kohustada. Parem niiptib. Kontak ja selline see sõidupäev on täis põnevust ja ei mitte midagi. Ja golfi konditsioneer jätkuvalt ei taha hästi töötada. Ja te jõudsite meile Poolas kuskil järgi minu arust või Tšehhi
Tšehhis saime kokku kuskil ja see oligi kusjuures piiri peal see esimene gaasitankla. Teie tankisite, me läksime ka tankima, vaatasime. Opa! Oli jah. Jälle roosa sama koha peal, kus enne. Minu vaatevinklist Vill kestis, jälgisid temperatuuri, asju, kõik oli timm, siis ei ole nagu küsimustki. Aga siis uhasime juba suurema hooga kodu poole ära ja siis meie Jannega läksime Elki, mis on siis Poola-Leedu piirist umbes 100 kilomeetrit lõuna poole. Te sõitsite natuke rohkem, jah? Bialystok või mis see oli? Suvalkisse. Suvalkisse, jah. Et seal majutusime, aga seal oli ka see lugu, et sai küll vedelikku peale valatud selle laudile, aga sealt ikkagi see mingi visike leke oli tekkinud, kas siis selle liigse kuumuse mille iganes tõttu. Et see paisupaak oli järgi andnud, see väga hingehinnaga kallis asi ostetud. Ja õnneks ei tulnud kapott lahti. Jah, just, et... Jah, selles mõttes see oligi, et me olime nagu teel, eksin, ja ta nagu kogu aeg ei näidanud endast, ei andnud nagu märku, aga ütleme siis mingitel kiirendustel ja siis mõnel kurvil, eksin, ja siis mingist hetkest vaatasime, et okei, võtame siis nagu rahulikult, hoiame lihtsalt nagu ühtlast tempot, eksin. Ja siis oligi, et tegelikult oleks nagu kohe saanud ju tegeleda, aga meil oli ikka mõte, et lähme siis ikkagi ära, et kuna kõik on normis, et kui nagu hullemaks läheb, siis ma jään seisma ja te lähete võib-olla edasi või küll ma siis selle kapoti lahti saan. Top-keerilikult ikka ja jäetakse maha kõik kohe. Aga muidugi, et täitsa loomulik. Mõtle, milline sisu jälle oleks olnud, on ju. Jah. Selle kingituseks või õigemini preemiaks selle eest, et saab auto kapoti lahti seal. On mul sulle hambapasta. Külm Coca-Cola. Ja, siis külm Coca-Cola Jürgenit. Oligi tross tagant ära. Jaa, ühelt poolt otsast on ära lendanud jah see, aga mis iganes põhjusel kokku löömisega või? Ma ütlen, see auto ütles, et sulle lõpet ära. Kas see ei peaks teispool seda olema? See, et ta tõmbab? Ei, ta käibki niimoodi, et sealt ta tõmbab nüüd, mine salongist tõmba nüüd, siis sa tõmbad selle ühele poole ja teine käib teisele poole. Siis ta tõmbab kokku. Ja nii ma saingi. Ta teeb nagu seda? Jah, siit ma sain selle vahele ujada läbi õhuvõre sain ühe poole lahti. See oli tagant lahti lihtsalt siit või? Siin peab olema selline keermestatud mutter põhimõtteliselt. Kuskilt ära ei saa võtta mõttes või? Ma ei tea, ma ei ole näinud siin sellist. Sellist ei ole näinud ja see on nii putsis keermega ka. Seda ei saa ära võtta või? Siin on tegelikult mingi asi, mida võib-olla võiks proovida. Aga see on, siis peab mingi seibi ikka taha leiutama. See on lihtsam või? See on lihtsam, jah. See on mis asi. Siis panedki selle sama padruni või millegi. Nipukaid on sul või? Üks. Siis pane niimoodi, et pane teipi natukene. Siis tõmbage nipukaga, tõmba teip lõssi, siis see mutter ei ole elu sees maada. See ei pea üldse laia teibiriba panema. Selle võiks võiks mingi niuke. Ega seda ei pea väga pingule ka minust tõmbama. Aga on vaja lihtsalt, et see lõpsu lahti. Jaotusvedelik on täitsa otsas. Näed siin. Ja mis on juhtunud, on see, et siit trossi otsast on, siit kinnitusest on tõmbab mingi asi ära. Siin on ilusti taga veel, see peab olema siit läbi ja siis ta tõmbab mõlemaid neid kokku ja kapott avaneb. Selle ma saan korda teha veel. Ebareaalne, 6 fucking kamps.
tagasi teel, 500 kilti täna veel minna, hakkame siis aga minema, mis kiirust alla lasta. Oleme siin kuskil keset poolet, aga mis meil üldse on keskmine kiirus olnud? See on küsimus teile. Ja. Palju on olnud meie tripi keskmine kiirus kõige 3 auto peale kokku? Võite võita kasti kabiisat ja... Õigesti vastajate vahel loosime välja kasti kabiisat. Ja eksimisruumi anname ka 5%, et mis iganes see kiirus siis on, siis 5% piires saate siis mööda panna. Ehk siis, kes ise oma trippidel ei viitsi arvutada sellist asja, palju neil keskmised kiirused on, siis Metrotechi GPS-lahendus on just selle jaoks. Täpselt nii ongi. Läheme! Läheme! Hakkab pisitasase sõit meil läbi saama ja no seiklusi on olnud siin, ma ei tea, palju, aga mega äge. Mis autoga vahepeal juhtus, selle S6-ga? Juhtus see, et seal meie hotell oli ju 1499 meetri kõrgusel ja sinna üles viis siis mingi 9 kilti pikk serpentiinidega tee. Ja no me olime seal viimasel korral olnud juba siis paar korda sõitnud seal, olime üsnagi optimistlikud ja noh, saime teada, et sellele autole võib-olla on see natukene liig. Ehk siis kas tal nüüd oli mingisugune jahutusvedeliku leke enne, raske öelda, aga igatahes jahutusvedelik tuli siis kuskilt paisupaagi poole pealt nagu välja ja noh, sai, ütleme, temperatuur tõusis kõrgemale, aga mitte midagi muud hullu paistab, et ei ole õnneks juhtunud. Ja siis midagi lasime autol maha jahtuda, et panime paagi täis ilusti, kõik sellega sai jälle korda, temperatuurid, jumala normid, lekkeid ei täheldanud, kõik tiim, sõidame. Ja mingi hetk siis vaatasime, et ikkagi lükkas jahutusvedeliku tuld kiirendamise ajal põlema ja siis oli selge, et ikkagi mingisugune leke kuskil on. Kus see nüüd on, täpselt veel ei tea. Ja kehva oli see, et kapott enam ei avanenud. Ehk siis ühe poole kapoti kinnitus oli kahjuks tulnud küljest mingil põhjusel ära. Ja see tähendab seda, et kapoti salongist enam avada ei saanud. Nii et siis täna me sõitsime siis niimoodi ära, jälgisin temperatuure kogu aeg, kõik püsis ilusti normis. Ehk siis jahutusvedeliku tase püsis seal kuskil, ta oli tugevalt alla miinimumi ilmselgelt ja aeg-ajalt vilgutas seda jahutusvedeliku tuld. Aga kuna temperatuur püsis, siis kulgesime vaikselt rahulikult ära oma öömaja kohta. Ja täna hommikul siis võtsin, mul oli võetud võtmekomplekti asju kaasa, et mine tea, igasugust asju võib juhtuda. Vana auto ikkagi. Ja proovisin siis läbi Iluvere kuidagi selle kapoti lahti saada. Ega neid saladusi ei saa nüüd niimoodi ära öelda, muidu keegi tuleb, hakkab siin varastama või midagi. Aga põhimõtteliselt on jah võimalik siis saada kapott lahti. See õnneks õnnestus, uuesti vedelik täis ja praeguseks on kõik väga timm. Ma olen üliõnnelik selle sõidu üle. Mul on ülimalt hea meel, see on mega kogemus. Ma ei oska kirjeldada seda muudu sõnaga, kui väga tihti on kananahk jõul lihtsalt nendest vaadetest, see sõit, see emotsioon, sõbrad, bondimine, lihtsalt ma olen nagu üli õnnelik. Ma olen 4 aastat tahtnud oma sõpradega minna, kas ei ole saanud, mis iganes arvatakse, et autod ei kesta. Ma praegu ütlen, et kui lollus ei tee, siis kestab. Nii et see on mega ja ma ütlen, et see auto maanteedele just väga hästi sobib. 4.2, V8, manuaal, pöördepill, anna minna. Nii et ma tänan kõiki toetajaid omalt poolt, Metrotech, Valter, Glassdrive, Nice, Kabiisa ja Saua rauakaubad ja burgerreisid, et see meil võimalikuks sai ja ma siiralt loodan, et see on üks mitmest, mitte viimane. Ja kõige suuremad tänud lähevad sulle, Indrek, et sa usaldasid selle auto mulle ja et sa tulid selle mõttega kaasa saata oma auto, mis on pikemalt seisnud, küll hea sõbraga, aga nii kaugele, teadmata, mis iganes võib ju juhtuda. Et siiras tänu sulle.
ja ma loodan, et järgmisele reisile me oleme juba koos. Ja siis on ka minu auto valmis. Aga ühesõnaga siis järgmisel hommikul peale öömaja siis ma hommikul läksin varem välja ja hakkasin siis asja inspekteerima ja kuna mul oli ikkagi vana autoga lähed, siis oli tööriistakomplekti asjad kaasas ja seal oli siis 4 aastat või rohkem erinevatest mutrivõtmekomplektidest ümber tõstetud. Need mingid günekoloogi tööriistad olid, need olid väga peenmehaanika. Teip ja siis pooltele otsa sisemine väike klamber, mis oli veel niimoodi. See oli nüüd mul mitmest komplektist kaasa tulnud kogu aeg ümber tõstetud ja nüüd läks vaja Poolas. Sellest sai siis mingi, no ma ei... Sellega sai klassi lahti. See oli hea mõnus geograafia sul seal kapoti vahel, see oli ikka paras leiutamine, aga lahti ta sai, vedelik sai sisse ja... Edasi oli pulgaas jälle. Siis sai kodupoole jälle minema antud sealt, aga no ega teie õhtu ka ju lihtne ei olnud. Elgis. Lihtne oli ikka. Ei, meil oli... Full auto näitus Poolast näitus. Meil oli väike Wörtersee from Demu, seal oli ka järv. Istusime seal järve ääres mingis kohalikus kõrtsis või asjas ja siis seal need kohalikud muudkui lasid ja selles mõttes see kvaliteet lihtsalt oli natukene madalam kui Wörterseel, aga meie teed lõpuks kohtusid ikkagi uuesti ja tegelikult jumala juhuslikult ma küll natuke Metroteki äpist jälgisin, et kus te olete. Aga seda ei saa sihtida? Ei, see ei olnud sihtimine, ma lihtsalt vaatasin, et meie tulime läbi Riia ja teie tulite Riia ringi pealt ja need, kus need teed ristuvad. Meie tulime sealt Riiast läbi üles ja keerisime täpselt samal hetkel. No reaalselt kõrvale. Me sõitsime 2 autot ettepoole teist siis lihtsalt. Et see oli ka lahe siuke kokkusaamine. See Paul Volker ärkas ellu tagasi. See oli tagurpidi, panime eelmisele klipi. Aga jah, et... Siis oli natuke maad veel sealt Riiast, see Baltasersi linn, sealt veits edasi, siis tuleb see mingi lege koht, kus mõlemal pool teed on tanklad. Ja sealt, kus me siis nagu Roltsiga kokku saime, kui me minema hakkasime, seal me siis tegime ka oma lõpud, jah. Tšaubakaad ja Rolts pani sealt siis Tartu peale ja meie panime kodu pool edasi ja siin me siis nüüd oleme. Kus meil see lätlane terroriseeris meid? See oli see viimane õhtu Poolas ja sellele, kui su sõbral on tumepruun E39 ja ta on lätlane. Ja ta on lätlane, universaal, eks. Siis palun las ta reguleerib oma tuled ära. See kõrvalistuja poolne lähituli. Ei olekski. Selle võiks normaalseks regullida. 100 kilomeetrit selja taga sellist asja on päris kole, jah? No ta sõitis Roltsi, sõitis reaalselt mingi 10 meetri peal nagu stanges ja nagu lihtsalt... Aga tead, miks ta seda tegi või? Sest ta ei näinud. Sest ta ise ei näinud, tal oli vaja Roltsi tulesid. Sõitis meiega tempos, seal 140 lubati, et meil oli mingi 150 oli kruisi peal, sõidame rahulikult. Tuli ilusti meile järgi, alguses pani ilge vinnaga mööda ja tanklast läksime koos välja. See astus sealt mingi, tahtis ka näidata, pani, me muidugi ka vajutsime, pani ka mingi njauhti mööda, siis ei kuradi tagurpidi tuli vastu. Sõitsime tast mööda, haakis selga, pimestas meid pool teed, siis võtsime maha, et sõitku mööda, sõitis mööda, siis sõitis 120-ga. No võt, Lätis eiklased Poolas. Siis rippus sabas ja lõpuks siis kiirus lahendas probleemid ja ei kaugele. Ei, see oli jah, seiktus oma ette, aga see Riias, enne Riiat, siis see treffamine, see oli küll ikka lege. Muide, vahva oli veel see, et me lasime enda autodele siuksed meie enda Reio poolt siuksed lahedad disainid teha ja Katriin need lõikas meil ilusti välja. Ja sellega oli küll, et meil tulid nii mõnedki kirjad või pilte sotsiaalmeediasse, et meid on märgatud kuskil Poolas või Tšehhis või Austrias, et selles mõttes oli nagu lahe. Eesti rekkajuhid, jah. Saatsid meile oma kabiinist pilte. Tervitused sulle kindlasti. Oma kabiinist pilte kõlab nagu eriti perverselt. Ainult sinu peas. Mina sain küll aru, et oma kabiini seest meie poole filmist. Aga okei. Aga tõesti, jah, tervitused neile, kes meid nägid, et väga tore. Lege trip selles mõttes ikkagi ja ei suuda ära oodata ausalt, kuna saaks tagasi minna, et see XS Car Nighti omanik ütles, et aga meil on järgmine üritus on Dresdenis augustis, et tulge näidake auto seal ette.
nii et mida rohkem, võib-olla kui te suudate need Kabiisad ja kõik meie toetajate kaubad ära osta, et siis saame tulla äkki. No. Siis me läheme lennukiga. Igaüks võtab perereisile kaasa, et võsukesed ära ei kaoks, võtab Metroteki kaasa endale, ostab panevad lastele OBD-sse. Rehvideks on ja siis peseb auto Nice'iga puhtaks, paneb uue esiklaasiga klaasträävis on ja Saue rauakaupadest saab igast asju kaasa võtta, tööriistu ilmselt midagi. Jahutamiseks on Kabiisa on ja pergereisidega saate puhkusele minna. Pärast, et perele selle hea teevad, et nemad pidid tulema vaatama autosid. Ei no, ise lähed vaata või kas peres, kuidas on, et kas petroleetsus on nagu teil, et nakatanud mõlemad või ainult mees poolt on, et siis pärast siis naisele teed ka reisu välja. Jah, nii et ühesõnaga, see ilma naljata, et... No on ainult lahendus. On ainult lahendus. Ja meie kindlasti trippida tahame, et see on äge. Näeme siis järgmistel seiklustel. Aitäh teile!